Tervist kõigile jalgpallisõpradele ning mõistagi ka lihtsalt saali jalgpallisõpradele. Õhtulehe otseülekanne Eesti saali jalgpalli meistrivõistluste poolfinaalseeriast jätkub ning täna jätkame siis Kristiine spordihallist Forelli tänavat siit, kus siis kohtuvad Tallinna SK Augur Ennemat ning Tallinna FC Kosmos. Avamängu paari vahel võitis Augur võõrsil 2-0 ning kui Auguril õnnestub ka täna Kosmos alistada, tähendab see seda, et nemad jõuavad ilusti finaali. Nimelt käivad siis saali jalgpalli meistrivõistluste poolfinaalseeria kohtumised 2 võiduni. Üks on Auguril käes, nagu öeldud, ning kui teine õnnestub saada, siis lähme ka ilusti finaali. Avavile on antud, mäng läheb käima. Ning nagu saali jalgpallis ikka, siis iga kord, kui esimene pealelöök ja ütleme niimoodi, et väravaraamid said ka natukene testitud juba. Saali jalgpallis nagu näha, siis ruumi ei ole võib-olla, aga super sööt. Väga hästi tuleb Rajando välja ning tõrjub selle palli. Ja nii, ja nüüd on suurepärane võimalus Auguril. Kas... Ja milline tõrje Kosmose värava vahil. Suurelt midagi teha, nüüd on Veskimäe, leiab sööduga. Väga ilusti tuleb individuaalse tehnikaga ja kas... Ja uuesti, aga ei. Võimaluse loonud. Pealelööki vähemalt saadud. No ja tuleb siitki, aga... Ja nüüd on väga hea vasturünnak. Super sööt ja... Aga Rajandolt suurepärane paraatõrje see oli. No, nüüd tuleb Krivoshein. Mängib mööda. Ja aga Rajando võtab jälle ära. Kus on siis Veskimäe, Lepik, Paapsi. Et see koosus on tegelikult ja oi. No, ütleme, hea löök tuleb, aga Rajando võtab selle, oleks keskele poole läinud, siis seal olid Kosmose mehed ka tegelikult ees. Oi, Taska mängib. Nii, tuleb väga hästi Veskimäe, Taska tuleb. Ja 1-1, väga hästi lahendatud vasturünnak. Kui mõni sekund varem Veskimäe ei näinud sööta Paapsile või ei leidnud seda, siis nüüd küll suurepäraselt Veskimäe leiab ikkagi Martin Taska, kes samamoodi vasakus äärde ilusti spurtis. Väga hea sööt ja Taska ilusti vasakuga paneb sinna värava võrgu lakke. Ilusti palli kinni, 1-1, väga, ütleme, igati teenitud ja värav tegelikult. Oleg Kaljurand, väga ilusti leiti, super tõrjed Madis Rajandolt. 2 väga head võimalust Kosmosele ning 2 väga head tõrjet Rajandolt. Kas nüüd Augur suudab siit hoopis ise lüüa ja löövad! Ja löövadki ära! Oi kui valus! Viimase minutiga lööb Augur 2 väravat tagasi ning 0-1 kaotusseisust on kiiresti saanud 2-1 eduseis. Praegu suurepäraselt. Ja Rajando on nii õnnelik, et paneb kõva laksu vastu latti ära, aga siit ilusti nagu näha, Kaljurand mängib väga hästi. 21 oli Šrukovski, kes 2 korda jõuab, ilusti mängiti ja Lepikul ei olnud üldse probleemi. Ja poolega on ka läbi sellega tulemusega 2-1 juhib SK Ennemat Augur, kes võitis ka paari avamängu 2-0 ning õnnestuks Auguril siis eduseisu hoida. Tähendaks see ka seda, et ei oleks vaja kolmandat poolfinaalkohtumist, ehk siis üks finaali osaleja oleks juba selge. Väravad siis Kosmose poolt Maksim Aleksejevilt ning Auguri eest olid täpsed Martin Taska ning Sander Lepik. Suuste Paapsi võtab ilusti, kas suudab ka mängida edasi, ei suuda. Suurepärane võimalus Kosmosel nüüd, Kaljurand lööb, aga ei tule siit kala ega liha. Nirvani Miasa. Ja Lepik võtab suurepäraselt palli omaks, aga Poiskin tuleb ka väga hästi vastu ning lõpuks kapten Amossov päästab palli. Ometigi see on ikkagist, ütleme saali jalgpalli. No ja nüüd mängitakse vabaks ja 2-2. 2-2. 13 minutit enne lõppu. Kosmos viigistab seisu 2-2 ning värava autoriks keegi muu kui klubi kapten Juri Amossov. Ei olnud teps mitte väga kenasti mängitud värav. Nüüd on väga ordus ka, ilusti Krivoshein mängis kenasti sealt Paanini ilusti liibistamise pealt. Saadab palli Amossovile, kes selle tühja võrkuga saadab. Tõesti ilus värav ja väga hästi mängitud. Aleksejev
Aleksejev lööb, Rajandov võtab jalgadega palli ära. Aga pall jääb Kosmosele ning Aleksejev mängib ilusti mööda. Kuidas sealt ära ei löödud? Kuidas sealt ära ei löödud? Aga Aleksejev nüüd, kes suudab ära realiseerida, lööb Rajandole otse sülle. Aga saab uuesti proovida, aga selle oli kui Martin Task juba blokeerib. Paneb, saadaks taas kaugelt löögile, Krivošenko lööb, aga Žalgiri kaitsetes blokeerib selle ilusti. Paanile natuke selja taha ja sööt oleks natukene ette läinud, oleks tegelikult väga korralik võimalus. Siit ta tuleb, 2-3 Kosmosele. Ütleme siis ikka 3-2 Kosmosele, 2-3 Žalgirile. väga ilusti mängiti löögile Aleksei Paanin, kes selle palli ilusti ka Rajando selle taha pani, näeme korduses ka, Paanin mängib ilusti meeskonnaga, saab ilusti tagasi ja jalga vahelt paneb Rajandole selle palli ära, aga kohtselt vilistab 4 sekundit nüüd Žalgiri aega, Anton mängib ja posti. Oli Ivanov, kes palli, see löök takerdub ja nüüd Rajando suurepäraselt tuges väravat mängu. Ja teeb ka peale löögi, aga Kosmos oli mitte ohtlikus kohturis, nüüd heitakse hästi, aga Poskin tõrjub. Esimesele jõuab peale väravavaht, mitte Auguri mängija. Ja sisuliselt võib öelda, et mäng on tehtud. Eskimäe viskab palli mängu, aga selle võetakse ära. Ning Tallinna Kosmos on selle poolfinaalseeria viinud 3 mänguni, kui üleeile kaotati Augurile enda koduväljakul 0-2, siis nüüd võeti võõrsil Siim-Kristiine spordihoones 3-2 võit ning see tähendab seda, et samad vastased kohtuvad 2. märtsil ehk siis kolmapäeval ülehomme juba uuesti ning selle mängu võitja läheb finaali, kus siis neid ootab kas Nõmme Olipet või Narva United. See ei ole veel selgest, et selle paari teine poolfinaal peetakse 6. mitte 6., vaid 5. märtsil.